Oh jah, see paneb kohe hoigama ja ohkama, et näen oma praktikas sisuliselt igapäevaselt ja üpriski frustreerivalt, et see ärisaladuse kaitse ikkagi kipub olema niimoodi üle fetišeeritud või üle tähtsustatud. Tos mõttes, et seda kasutatakse kaitsekilbina liiga kergekäeliselt. See on päris mugav tööriist ühele pakkujale ja mõnikord ka hankijale, kui ta on positsioonis, et ta ei taha mingit infot välja anda küsijale küsimise peale, et viidata ärisaladusele. Ärisaladus teadupärast ei ole mingi selline teabeliik, mis on lihtsalt nagu kellegi suvaliselt määrata. Et see on nüüd minu ärisaladus ja nii on. Ärisaladuse definitsioon tuleb teatavast õigusaktist ja seal on mingid teatud kindlad punktid vaja täita, et mingi teave vääriks olemast ärisaladus. Aga ütleme, et niimoodi religioosses võtmes, et issand ise näeb, et see teadmine nagu paljudeni pole jõudnud või isegi kui on jõudnud, siis nagu sellest ei hoolita teab mis palju, et hästi tihe nähe riigihangetes on see, kui sa võtad mõne pakkumuse lahti ja siis lahtrisse, et kas teie pakkumus sisaldub ärisaladust, on kirjutatud umbes järgmised sõnad. Jah, sisaldab küll. Kogu meie pakkumus on ärisaladus. Ja kui sa hakkad siis niimoodi rahulikult vaatama, mis teavet see pakkumus siis sisaldab, siis ma ei tea, pakkuja nimi, registrikood, mingid hästi trafaretsed andmed, mille peale ma alati küsin, et umbes selles vaimus me võiksime Eesti lipuvärvid ka enda ärisaladuseks tituleerida, et niimoodi päris ei saa. Õnneks kohtud on hakanud siia jõuliselt sekkuma. Euroopa kohuski on öelnud, et kui mõni pakkuja ka ütleb, et ma ei tea, kogu minu pakkumus on ärisaladus, ärge konkurentidele infot välja andke, et siis hankija ei ole sellise suunisega seotud. Et hankija peab oma peaga ise mõtlema, saama aru, et mis sealt nagu reaalselt väärib siis ärisaladuseks lugemist ja siis nagu lähtuvalt sellest käituma. Aga ma ütleksin, et minu tunnetus on, et Eestis on see teadmine ikkagi veel visa juurduma ja pigem hankijad on sellised hästi nagu alalhoidlikud, ei soovi selle ärisaladust propageeriva ettevõttega tülli minna ja nagu ütlevad, et okei, kui sina niimoodi ütled, et ju siis niimoodi on. Et ma arvan, selles osas on meil vaja veel üpriski palju tööd teha, sest et tänasel päeval tõesti, kui nagu püüda jällegi ühele killukesele sinu küsimusest vastata, siis läbipaistvus on meil ikkagi selline vaeslapse osas ja ärisaladuse kaitse on ülepaisutatud.